Nagu näha, siis mul on räigelt hõivatud olen praegu. Ma ei viitsi enam. Ma ei viitsi teha enam YouTube'i videosid. Siin on nii palju neid väikseid putukeid ja ma ei tea, miks nad nagu tagumikku üksteises kinni on, kas nad nagu seksivad niimoodi. Neid on rämedalt palju. Ainult selle kivi peal ei ole siin. Ma pean siia istuma. Võib-olla siin oli mingi maja kunagi ja see on vundament. Anyways. Ma mõtlesin jälle minna sinna kohta, kus ma eelmine kord kohvi võtsin, aga siis ma mõtlesin, et meil on siin samas ju nagu 2 sammu kaugusel nagu peaaegu ringikujuline kohvik, mis tuleb välja, serveerib ka toitu, nagu lõunapakkumist, suppi ja no igatahes süüa saab seal, nagu mingi 4.50 oli päevapraed. No ma ei võtnud seda, aga ma võtsin 2 viineripirukat ja 1 kohvi. Ja see oli hea. Mulle meeldis ja ma unustasin telefoni koju, mis oli kõige huvitavam ja siis ma sain seal istuda, kohvi juua oma mõtetega. Ja ma mõtlesin siukse asja peale. Oh fuck, siin on nii palju neid koos. Mis teete siin? Nad on oma uru juures. See on nende urg. Ja siis ma mõtlesin nagu siukse asja peale, et inimesed on ju aegade algusest peale teinud asju koos. Et võib-olla peaks tegema mingi muutuse YouTube'iga. Võib-olla peaks tegema mingi täiesti uue kanali koos võib-olla sinuga, kes sa seda vaatad. Kui sa oled siukene videomees ja sul on nagu rohkem natuke vaba aega ja sa tahaksid ka proovida midagi uut ja huvitavat, siis mul on väike idee, mida ma välja ei ütle, aga mitu pead on ikkagi mitu pead selles mõttes ja mitu kätepaari ja mitu kätepaari, ehk siis kui ma üksi tahaks teha siukseid asju, siis see oleks lihtsalt võimalik. Jah, ma saan teha vlogi, ennast filmida, enda päevast rääkida, nagu ma praegu teen, aga teeks nagu midagi täiesti teistsugust, teeks midagi, mis on nagu nii klikitab lihtsalt iga inimese poolt. Teeks nagu siukseid sketše, nagu need ei ole nagu päris sketšid, aga need on nagu kaasame ka nagu siukest päris elu sinna sisse. Igapäeva ja tänapäeva. Ma ei oska seda seletada, ma ei taha nagu väga palju seda nagu seletada, aga sest ma ise täpselt nagu ei tea. Aga kas on teie seas siuke inimene? Võib-olla väga hea oleks, kui teil oleks endal ka kaamera. Või kui ei ole, võib-olla te olete lihtsalt väga palju vaba aega on teil ja te tahaksite teha ka midagi uut ja teil on samamoodi istute õhtul arvutis ja mõtlete, mida oma eluga teha, siis võib-olla see on teie võimalus, näe. Päike tuli ka välja. See ei pea üks inimene olema. Ma tahaks koondada nagu mitu pead ühte ruumi, et kokku panna mingi hea meeskond, kes teeb koos ägedaid asju, mida naudivad ka vaatajad, nagu teeme midagi uut, teeme midagi teistsugust, anname inimestele midagi huvitavat vaadata. Võib-olla naljakat, võib-olla mitte nii naljakat. See sõltub meist endist. Ja see ei pea olema üks inimene, nagu ma rääkisin, see võib olla grupp inimesi. Ütleme 5 inimest. Kirjutage lihtsalt Facebooki mulle või Instagrami. Teate mu Instagrami. See on mu Instagram. kas ma pean midagi tegema? Kirjuta stsenaarium mulle. Paul näita, mis ta oma autoga tegi.
ma ise muidugi tegin auto sees puhtaks. Noh, tolmu niimoodi. Vahatasin ühe tiiva ära. Aga vaata, nüüd on hea, kus viskad nagu vett, vaata peal läheb kiiresti, näed. Ja kui ma nüüd ülejäänud auto ära pesen, siis on nagu see läigib. Thanks. Ei, no võtta heaks. See on nagu nüüd näed sile. Mõnus ja. Vaata, näed, ja ongi kuiv põhimõtteliselt. Vaata, seal on vesi täiega. Vaata, kapotiti vool üldse ära. No thanks. Vahatage autos inimene. Peaks kõik üle tegema. Ja teine tiib on selline. Mitte kõige ilusam. Okei, mingi lakk. Aga selle me teeme korda sul. Ja, kindlasti järgmine osa. Ma ostsin ju endale ka uue stange. Kus see on? See on nüüd Tartus. Kus kohas täpsemalt? Kuuris. Okei, kus Kuuris? Ära Vilmi seda selle auto maha müüa. Peame ära peitma selle roosti, nüüd keegi ei tea, et roosti on. Kui keegi seda autot kohe tahab, siis ma annan 2,5 tonniga selle ära. Põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et toorik on hea. Hinge on masinal raisk. Sul on mingi versioon 2 sellest või? Sul on palju ägedam kui mul. See on nagu uuem. Sul on, vaata siin hoid ja mul läheb siit läbi. Aga kuidas ma selle kinni panen, seda ma ei tea. Sa lükkadki läbi, kus tihe varras on ju. Ta jääbki lihtsalt ju, ta nii tihedalt läheb minu arust. Mul on see, et sa saad jah kinni panna. Aga ongi probleem, kui sul on hästi õhuke. Toru on peenike liiga mitte õhuke. Ma tahan selle auto müüa tõesti sellel põhjusel maha, et ma tahan endale uuesti bussi. Midagi, mis oleks natuke rohkem praktiliselt. Aga äkki see tüüp tahab tagasi müüa sulle? Äkki ta tegi korda vahepeal? Ja. Ehk siis, kui keegi tahab seda autot, tuleb tiiv ära vahetada ja teil on täiesti fucking ilus mersu. Aga seest ma tegin puhtaks. Peaaegu. Nagu näha. Siis on ilus kõik. See sobiks siia. Ma ei teagi, et sa boksimas käid. Kas sul on naljatuju täna või? Ei. Kas sa, ma ei tea boksimisest. Et sa ei ole nagu rääkinud. Ei, ma mõtlesin, et ma lähen, aga ma kunagi ostsin endale kindad. Aga ma ei ole neid veel kasutanud kordagi. Okei, pane kätte. Ma kunagi käisin ka nagu. Ma ei taha proovida. Okei, on ära. No, thanks. On sul veel maailmal midagi öelda? Minu YouTube'i maailmale? Ma pean tööd tegema. Ka mõni päev. Okei. Hasta la vista. Nahku siis. Ei saa. Nali. Automaatkast, 5 liitrit sajale. Ma ei pea rääkima, kui mugav on automaatkast linnas. Töötab laitmatult. Püsikiirus hoidja, järjekordne mugavus, mis võib-olla kõikidel autodel ei olnud, mis nii vanad on. Aga müristab. Kas nüüd tähendab seda, et läheb soemaks? Mul on vaja midagi praktilisemat. 2500 euro eest, siin on autod küll. Jah, sa pead natukene seda üles lööma, küljetiiva ära vahetama. Põhimõtteliselt ma annan kaasa teile teise stange, mis näeb suht räbal välja, aga mis on vist paremas seisukorras. Võib-olla saab kahest ühe hea kokku panna. Võib-olla te olete meistrimees ja suudate teha sitast saia või te teate kedagi. Siis te saate selle auto nagu super ilusaks. Vaadake, see on tõepoolest ilus masin. Mul ei olegi siin rohkem midagi lisada. Mis ma ütlema peaks veel? Soovi head päeva. Ilusat päeva teile. Miks ma seda autot ei taha? Ma ütlen teile ausalt. Ma ei viitsi sellega tegeleda ja seda parandada. Mul on vaja muude asjadega siin elus tegeleda. Milleks on siis ilusate mälestuste jäädvustamine. Ägedate videode tegemine. Palun, kui te olete ambitsioonikas inimene ja tahate elus kuhugi jõuda ja te vihkate oma elu, siis kirjutage mulle ja teeme midagi fun'i, teeme midagi uut ja ostke auto ära, et ma saaks endale T4 osta või siis kolida kuradi Hispaaniasse elama, sest Eestis on nii kuradi kallis. Tšau!
Jess! Jess! Pese maha minu just see kõik halb. Jess! Jaa!